ei iial. Iial mõistus jaksa tajuda, et rahvas, kes kord jumalate jooki joonud, kes olnud vaba, oma õitsva riigi loonud, võiks jäädvalt musta orjaöösse vajuda. Ei iialgi. Ei iial seda olla saa, aeg tuleb. Võidu tuli jälle üles loidab. Uus vabaduse hommik sulle jälle koidab. Ta oli üks Eesti riigi loojatest. Üks Eesti kaitseväe pealoojatest, kui mitte pealooja, mis oli eeldus mõnes mõttes vabadussõjale. Ja siis ta on ju Moskvas saadik, nii et ta on kõigi nende suurte sündmuste juures ja siis ta minu meelest kannab riigivõimu edasi. Siin Estonia kontserdisaalis kogunes juba vabadussõja päevil eestlaste esimene parlament, Asutav Kogu. Ülekaalukalt valiti selle kogu esimeheks sotsiaaldemokraat August Rei, mees, kelle juhtimisel koostati Eestile omas ajas Euroopa kõige demokraatlikum põhiseadus. Anti naistele valimisõigus, otsustati mõisamaa jagamine talupoegadele ning tagati tasuta rahvakool. On märgiline, et mees, kelle juhtimisel laoti aastatel 1918–20 vundament noorele Eesti Vabariigile, oli ka see, kelle õlgadele langes 25 aastat hiljem koorem kanda Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust läbi okupatsiooniaja. August Rei oli aastatel 1945–63 Eesti eksiilvalitsuse juht, peaminister presidendi ülesannetes. Täna on meil võimalus minna külla mehele, kes August Reit tundis, tema töid ja tegemisi Rootsis lähedalt nägi. Enn Nõu on väliseesti arst, kirjanik, pagulasorganisatsioonide aktiivne liige, kes just tähistas oma 90. sünnipäeva. Eesti Vabariigi loojad on tegelikult 4 suurt. Päts kõige ennem, kahtlemata, siis mina paneks August Rei või siis Laidonel, aga Laidonel juhtis ju rohkem kaitseväge, 3. ja Tõnisson on minu jaoks 4. Tema roll on minu meelest väiksem, kuigi tartlased leiavad, et tema roll on kõige suurem. Ja ta on autoriteet mulle praegu. Tema oli ainukene Eesti riigi pea, kes eluga pääses. Ja ta oli juba kohal. Ta oli 40 ära hüpanud Riias, vahetanud lennuki ja sõitnud Stockholmi. Ja sinna jäi ja siis ta oli nagu ees. Täna seostub laevareis Rootsi paljudele toreda puhkuse kruiisiga. Sügisel 1944 oli see aga paljudele elu ja surma küsimus. 10 000 Eesti pered pagesid sissetungiva Punaarmee eest üle tormise Läänemere. Liiga teravalt selgelt oli veel meeles punavõimude hukkamised ja küüditamised vahetult enne sõja algust. Septembris 1944, kui Saksa väed oli Tallinnast lahkunud ja Punaarmee polnud veel kohale jõudnud, alustas taas tegevus ka Eesti Vabariigi põhiseaduslik valitsus. Peagi pidid aga ka nemad otsima varjupaika Rootsis. Peaminister Jüri Uluots suri mõned kuud hiljem ja jaanuaris 1945 sai välisministri rollis olnud endisest riigivanemast August Reist Eesti eksiilvalitsuse juht, peaminister presidendi ülesannetes. Paraku puudus toona Eesti pagulaskonna hulgas üksmeel. Oli ju Konstantin Päts keelustanud 1934. aastal Eestis erakondade tegevuse ja valitses toona riiki autoritaarselt. Seda perioodi me teame Eesti ajaloos vaikiva ajastuna. Pätsi pooldajad moodustasid paguluses pärast sõda Rootsi eestlaste esinduse. Teiste maailmavaadete esindajad aga taastasid ärakeelatud erakondade tegevuse ja lõid poliitiliseks läbikäimiseks demokraatide klubi. Lisaks leidus neidki, kes naiivselt arvasid, et võiks korraldada uued valimised, milles osalevad kõik suure sõja ajal üle maailma laiali pillutatud eestlased. Kuidas selles segaduses
õnnestus August Reil hoida Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust? Küsime taaskord Enn Nõult. Olin Eesti komitee, nii et see oli siis vaikiva ajastu parteide liin. Tollal oli midagi, mille nimi oli Eesti Demokraatlik klubi. Ütleme, need olid siis vaikiva ajastu erakonnad. See organisatsioon esitas. Teine pool oli rohkem nii-öelda Pätsi pool ja seal oli teine organisatsioon pikapeale see Rootsi eestlaste esindus ja kaklemine omavahel, nagu ikka eestlase kombeks. Eesti Vabariigi aastapäeval või selle pühitsemine Stockholmis, seal tehti alati kontsertoone suures saalis, seal kus Nobeli preemiad jagatakse. Ja siis 58 oli 40 aastat. See oli suur juubel. Tavaliselt organiseeris seda Eesti Rahvusfond ja siis, ütleme, komitee, ütleme see vaikiva ajastu erakondade pool. Aga see aasta oli Pätsi pool selle kinni pannud. Ja peakõneleks ei kutsutud siis muidugi mitte Reid, vaid kutsuti Jaan Lätsik. Pätsi väimes ja nii edasi. Aga Rei ei andnud ka alla ja see pool, et Rei siiski sai avasõna ütelda. Ja ta ütles avasõna, see oli sama pikk kui Lätiku kõne. See oli võimas kooslek, sest ma mäletan, Stockholmi sümfooniaorkester mängis ja see avati, eks teie tea, Rudolf Tobia see kuulus laul. Ja me olime Elgaga seal, sest me olime abiellunud aasta varem. Aga siis konkreetselt, kus ma teist korda temaga kokku sain, kätt surusin ja veel rohkem, oli 63 ja see oli 24. veebruaril. Uppsalas Eesti Vabariigi aktusel, siis oli siis 63, mis see teeb, siis on siis 45. Ja see oli Stockholmi natsioonis või konvendis, see on siis seal Kuninganna tänaval ülikooli raamatukojas all. Eesti lipp oli väljas. Ja siis selle eellugu oli niimoodi, et Rei oli minu jaoks suur autoriteet, ta oli riigi vanem, Eesti riigi pea ja mul oli selline ettekujutus, et kui me tahame tagasi saada Eesti riiki, siis on vaja valitsust ja riigijuhid ja nii edasi. Ja ma tahtsin kangesti Reiga kokku saada. Ma olin tol ajal Uppsala Eesti Seltsi esimees. Ja siis olid organisatsioonide esimehed tulid kokku, et valida, keda kutsuda Vabariigi aastapäeva kõnelejaks. Ja ma arvan, et mina juhatasin seda koosolekut. Ja mul oli kange tahtmine kutsuda Rei. Ütleme nii, et seal olid arvamised pooleks. Rei suhtes oldi väga skeptiline, kuna ta oli sotsiaaldemokraat ja osa leidsid, et ikka natuke punast värvi. Aga ma tahtsin teda igal juhul saada. Näiteks Aksel Mark, kes oli siis asunike erakonna peategelane ja Uppsalas ka tegelane. Isegi tema ei julgenud Reid niisama ettepanna kutsuda, kartis, et siis see üksmeel, praegu on ka üksmeele otsimine populaarne, seda pole kunagi. Üksmeel läheb katki. Ja siis arutati ja siis oli seal laulukoori juhataja Arand oli kindlasti tema vastu ja siis ma ütlesin, me hääletame. Siis panime hääletusele ühe hääle enamusega otsustasime Rei. Et minu ettepanek läks läbi. Ja siis Aksel Mark korraldas selle kutsumise ja enne aktust siis ta pakkus lõunat oma kodus ja kutsus sinna terve rea tegelasi, kes olid olulised Uppsalas. Näiteks Valter Kotsar, kes on saatkonna nõunik Helsingis viimane ja siis teisi. Ja mina kui Eesti Seltsi esimees ja ta pani mind Rei kõrval istuma. Ja siis ma tundsin, et ma olin korraga ajaloo sees. Ma olin ajaloo kõrval. No mina ei rääkinud palju, aga Rei rääkis. Mina oleks huvitanud olnud muidugi Vabariigi valitsus eksiilis või pagulasvalitsusest ja sellest, aga sellest ei rääkinud ühtegi sõna. Ta rääkis, mis ta tegi 1917, 18, 19, ta pidas pika monoloogi. No see on kõigil teada, eks ole. Oluline osa on ju, et tema oli tegelikult Eesti kaitseväe looja. Sest kui sõjaväelaste kongress oli 17, siis Päts oli see, kes seda juhtis, Päts läks poliitikas üle ja kes hakkas asja praktiliselt ajama, oli Rei. Ta oli suurtükiväe ohvitser peale selle. Ja sellest ei räägita palju, aga see oli tema. Rääkimata, et ta oli siis pärast asutava kogu esimees ja kõik maareform ja kõik asjad sinna juurde. Nii et see oli umbes see teema, millest ta rääkis. Ta räägib kiiresti, ta on väike mees, räägib palju.
ja improviseerib, ta ei ole mitte niisugune, kes loeb oma teksti maha ja valmistab ette, vaid mul on tunne, et ta kõne umbes nagu Ilmar Laaban luuletas, et see tuleb peaaegu koha peal. Me tuleme tagasi ikka jälle selle juurde, et tähendab vaikiv ajastu, erakonnad ei tohtinud ju toimida, eks ole, ja need erakonnad kõik nagu taastusid paguluses. Ja nende peaorganisatsioon loodi 47, see oli Eesti Rahvusnõukogu. Seal oli alguses Rei oli esimees ka. Ja siis teise pool on siis ütleme Pätsi liin, kutsume siis seda, selle järglased, peame põllumeeste kogud ja selle parempoolne ots. Põhiseaduse järgi 2 võimalust jätkata valitsust. Üks oli vanemaliikme liin, et kui president ei saa täita oma kohustusi, siis asub valitsuse kõige vanem liige presidendi funktsiooni. Teine oli valimiskogu, mis tuli kokku kutsuda 6 kuu jooksul, kes valib uue presidendi. Ja see oli valimiskogu liin, mida arendas siis see, ütleme siis Pätsi liin või see liin, eks ole. Ja nad tahtsid kiiresti valimiskogu kätte saada, aga samas oli neil vaja Reid kui vanemat liiget, eks ole. Ja Rei ei olnud sellest eriti huvitav. Rei ei arendanud ju pagulasvalitsust üldse, vaid ta nagu lasi Tiifi valitsusele edasi joosta. Ta nimetas üksikud ministriks kuni siis 53, see asi läheb nii kaugele, et ta kardab, et tulebki valimiskogu, siis nad sõidavad Oslosse ja siis ta moodustab uue valitsuse. Käis vaidlus valimiskogu üle, see oli tohutu ja väga, väga pikk ja suur vaidlus. Igal pool, eks ole, eriti siis ka Saksamaa eestlased ja Ameerikast igal poolt. No seda on pikalt laialt kirjutatud. Aga kuna valimiskogu oleks 6 kuu jooksul on ja siin me räägime aastatest, siis see minu meelest ei olnud enam legaalne. Aga see tehti pärast seda, kui Rei moodustas valitsuse, uue valitsuse nii-öelda Tiifi valitsuse järele, siis tuleb valimiskogu kokku Detmoldis, Augustorfis, Saksamaal. Ja siis nad valivad ju Alfred Maureri, kes oli riigi nõukogu, mis ta oli siis, aseesimees, mida niukest. Ka ei olnud õige funktsioon, sest oleks pidanud ülemjuhataja ja Otto Pukk oli surnud, eks ole. Need seal on kedagi, kes oleks õieti neid funktsioone täitnud. Maurer sureb aasta hiljem, see valitsus laguneb, osa sealt Ameerika mehi, need nii ja naa. Siis tahetakse nagu mingi kokkulepet saavutada, sest ei tule midagi välja. Nii et see valimiskogu liin sureb peatselt välja ja ma ütleks, et see on rohkem marginaal ja üks väikene vahemärkus. Ja minu arusaamise järgi oli ainuke võimalus vanemaliikme liin ja see on väga huvitav, see on nagu perpetuum mobile, seal ei ole mingit piiri. Muudes pange tähele, praegu see Eesti põhiseadus ei ole mingisugust taganemisvõimalust. Aga 38 nähti seda ette. Ja see peaks olema. Tähendab, me ei saa olla kunagi absoluutselt kindlad, et Eesti riik on igavene nagu 1000-aastane Lenin või Saksamaa või ükskõik mis. Nii et selles suhtes tuleks täiendada. Igale see oli ettenägelik. Ja seda sai kasutatud ja selle alusel ju Rei asus peaministriks presidendi ülesannetes, millal Ulot sureb 8. jaanuaril 45. Ulot suri seal Stockholmis haiglas. Ulotsal oli muuseas mitte maavähk, vaid maksavähk. Ma olen ta haiguslugu Järvelaid uuris seda, ta kirjutas midagi ja siis sain selle kätte, võtsin selle välja. Muidu on seal see 70 või 75 aasta vaikuse keeld, aga nad andsid selle välja haiglast, kuna nii pikk aeg on möödas. Ja seal on tema haiguslugu täpselt kirjas. Need on niisugused asjad, mis võib-olla ei ole igal pool välja kirjutatud. Üldine Rei tegevus, see on selge, rahvusnõukogu osas, no seal on protokollid ja need asjad olemas. Tiifi valitsuse nimetamine 18. septembril Ulutsa poolt Tallinnas Keskhaiglas, kus ta oli. See originaal, see koopia on ju olemas või fotokoopia. Originaal on kadunud, kuna need paberid, mis oli Puka käes, need viidi New Yorki Eesti konsulaati ja need kadusid sealt ära, kui Trivim Velisti likvideeris selle seoses, ta juhtis seda Eesti esindust ÜRO juures. Ta väidab, et ta mitte midagi ei tea,
see on võimalik, nad lihtsalt viskasid ära ja inimesed on rääkinud, seda tehti väga kiiresti ja lohakalt. See oli mingis pruunis ümbrikus arvatavasti ja see läks. Ja see on minu jaoks umbes nagu Tartu rahulepingu ära viskamine. Aga see on ilmselt niimoodi tehtud. Ja ta väidab, et see on kuskil Rootsis, see on udujutt. Sotsiaaldemokraatlik erakond oli Rahvusnõukogus. Ja seda juhtis Johannes Mihkelson, kes oli ametiühingu mees. Ta oli väga head suhted Rootsi ametiühingutega, eriti valitsusega ja nii edasi. Ja see oli hea näiteks koolile raha muretsemine Eesti komitees ja mujal. Nemad ajasid oma joont kui parteid. Aga nad Vabariigi Valitsuse eksiilis ei osalenud ega ei tegelenud sellega. Alguses oli ju nii, et Rahvusnõukogu presiidium oli praktiliselt ka Vabariigi Valitsuse eksiilis. Pärast see lahutati. Ja see võib-olla seal mängis ka sotsiaaldemokraatide roll ühte osa. Nad olid, nagu öeldud, neil oli head suhted rootslastega ja see aitas päris palju. August Rei abiellus oma abikaasa Tereesega revolutsiooniliselt 1917. aastal Petrogradis. Eesti Vabariigi päevil sai Tereesest Estonias ooperi primadonna. Aga milline oli riigimees August Rei pereelu Rootsis? Nii palju veel Reist, et tema tütar elab Uppsalas ja tütar ka. Hilja Rei. No see on huvitav võib-olla sellest seisukorrast, et Tereese Rei oli August Rei abikaasa, lauljanna. Ja siis Hilja Rei ei ole Tereese Rei tütar, sest nad ei saanud lapsi. Ja viga oli ilmselt siis Tereese pool. Aga August Rei oli pragmaatik ja tahtis last saada, nii et ta leppis kokku Hilda Pärt, ma ei tea, kas ta on Arvo Pärdi sugulane mitte, igal Rakveres ta elas, et nad korraldavad lapse, mida nad tegid, ja siis 3 aasta pärast või niimoodi, siis võtab Rei lapse üle. Hilja Rei ei tea tänapäev, kas ta on sündinud 38 või 39. Seal need perekonnaseisuameti andmed on natukene segamini. Ja Rei oli sel ajal saadik Moskvas. Nii et Hilja oli siis Tereese, tähendab ema õe Marta Lutsi juures Tallinnas. Ja seal ta on, sest isa ja ema põgenevad ju 40 siis Stockholmi ja Hilja on alles oma tädiga. Ja siis nad tahavad kätte saada Hiljat ja nii palju on, seda on Hilja mulle rääkinud. Siis Hilja tuleb detsembris 43, eks ole, tuleb laevaga Paldiskist Stockholmi. Ja see on üsna kummaline, see on Saksa okupatsioon, kuidas ta sai välja. August Rei sugulane on Alfred Kalm. Ta on kirjutanud oma mälestused. Ja tema on, nagu öeldud, Rei sugulane, tal on palju raha, tema ilmselt on maksnud veel suurema summa Litsmanile. Nii et Punase Risti kaudu. Ja siis tuuakse Hilja Rei selle mingi laevaga tuleb siis üle Paldiski koos selle Alfred Kalmu tütrepojaga Rootsi. Nii et niimoodi sai Hilja välja juba sel ajal. August Rei suri 1963. aastal Stockholmis teel koju eksiilvalitsuse istungilt. Ta maati pidulikult Rootsi pealinna Bromma kalmistule. 2006. aastal korraldas Eesti Vabariik August Rei ja tema abikaasa Tereese tuhaurnide ümbermatmise. Nüüd puhkavad nad üheskoos kodumaa mullas, siinsamas Tallinna metsakalmistul, meie riigipeade künkal. See oli Vaasa kirikus, see on seal uuden plaanil Stockholmis. Rei oli mulle suur kuju, see oli nagu riigimatus. Ta oli ju maeti Eesti lipu sees ja nii edasi. Ma tegin sealt mustvalgeid fotosid, terve rida. Nii et ma olin kirikus ja siis, kui ta pandi sinna sellesse autosse, selle vastu metsakalmistul, kui ta ju tuhastati, sinna ma kaasa ei läinud. Aga selle vastu ma olin kohal, kui ta urn üles võeti. Ja ma olin ostnud eraldi urni igaks juhuks. Seepärast, et Rootsis on nii, et urnid nüüd tohid olla ainult
kõdunevast materjalist puust. Nii et Therese Rei oli maetud puusturni ja see oli kadunud, aga õnneks see oli liivane maastik seal Bromma surnu ajal, see oli kokku surnud ja me saime kõik tuha ilusti kätte ja panime teise urni. Kuna August Rei urn, see oli, ma arvan, kas oli pronks või pronks vist, aga see kate ja põhi olid ära roostetanud ja kadunud. Aga no, selle sai kõik ära korraldada, nii et ta on maetud nüüd siin Tallinnas originaalurnis edasi ja siis sellest teise urni pandi Therese Rei tuhk. Eesti on demokraatlik parlamentaarne vabariik, mis saab lugeda oma järjepidevust aastast 1918. See on suuresti August Rei teene. Miks on meie ajaloo suhtes aus mäletada Pätsi ja Tõnissoni kõrval riigi loojana ka August Reid, meest, kelle näpunäited kujundasid noore vabariigi näo ja kelle õlad kandsid õiguslikku järjepidevust okupatsiooniaastatel? Ta oli üks Eesti riigi loojatest, üks nendest 4, keda ma nimetasin. Üks Eesti kaitseväe pealoojatest, kui mitte pealooja, mis oli eeldus mõnes mõttes vabadussõjale. Vabadussõjal oli muidu eeldusega 100 000 eestlast olid saanud koolituse esimeses maailmasõjas, 10 000 surma. Need kaotused palju suurem kui vabadussõjaski. Nii et see on minu meelest üks tema rollidest, mis on võib-olla isegi tähtsam kui muu see kaitseväe osa. Siis sotsiaaldemokraadid võidavad ju esimesed valimised, asutaks kogus, ta on esimees maareformiga seotud, nii et ta on riigi loomise juures, ta on üks riigi loojatest. Ja peale selle siis ta jääb Pätsi juurde alles, kui on vapside kriis. Nii et ta jääb riigi juurde, kuna sotsiaaldemokraatlik partei läheb vaikivasse olukorda ja Mihkel Martna juhib seda. Nii et tema peajoon on riigi joon. Ja siis ta on ju Moskvas saadik, nii et ta on kõigi nende suurte sündmuste juures ja siis ta kannab riigivõimu edasi. Lennart Meri küsis mu käest, et mis kasu oli Eestil sellest Vabariigi valitsuse liinist, järjepidevusest. Ma ütlesin, et küsimus ei olnud üldse kasus. Küsimus oli põhiseaduses ja ametnikud täitsid oma kohust põhiseaduse järgi. Nii lihtne, sest ta ütles, et lätlastel, leedulastel ei ole ju seda punast lõnga. Nojah, ei ole. Need on katki, meil ei ole katki.